kooli ajal sai igasugused vahvaid asju teha. Ma arvan, üks eredamaid, mis mul on meeles, lihtsalt kus me tegime klassivend Martin Kõivaga, tegime kooli ajalehe naljarubriiki. Me oleme siiamaani meelde tuletanud neid nalju, mis me siis tegime, et me lihtsalt veetsime mingeid õhtuid koolis või kus iganes ja siis mõtlesime sinna igasuguseid rumalusi välja. Et küll meil oli seal mingid ostusoovitused, kus me panime pilte igasugustest rumalastest asjadest, mis me Prismast leidsime või kaotatud ja leitud asjad või mingid murekirjad. Ühesõnaga, see oli selles mõttes ma arvan, et meil endal oli palju naljakam kui inimestel, kes seda lugesid, aga see oligi nagu võib-olla osa sellest lõbust, et see oli päris hea asi. Peakski üles otsima need Martiniga, kus need on, need kaasuspelli, need vanad. Mäletan seda, et mulle hästi meeldisid loodusklassid, seal sai alati hästi palju nalja. Ja tegelikult üldse praegu, kui ma nagu tagasi mõtlen, siis missugune nagu luksus, et sa saad nagu aastas 2 korda käite mööda Eestimaad, erinevad mõisad, ma ei tea, matkad igal pool. Et nii kihvt tegelikult, et tollel hetkel ma võib-olla ei osanud seda nii palju hinnata. Mitu aastat käisime Malevas Marek Nisumaa ja Raul Auksmanniga ja hiljem Priit Saarelehega. See oli väga põnev aeg, ma ütleks, väitlusklubi, seda tegime mitu aastat Margo Looriga. Algkoolist, ma isegi ei mäleta, mis klasse võis olla, me olime päris väiksed. Aga ma mäletan, et kas see oli mingi lastekaitsepäev või kooli sünnipäev või mingi selline kindel tähtpäev, kus siis ühe klassijuhataja tunni asemel meie klassijuhataja Airi Neem viis meid Prisma jäätist ostma. Ja see oli kõige erilisem asi üldse, sest sellist asja, see oli enne kuulmatu, et sa tunni ajal lähed, kõik koos, panime jopet selga, kõik koos jalutasime Prisma, Airi tegi kõigile välja ja miski pärast see on nagu ülieredalt mulle meelde jäänud lihtsalt, sest see oli lihtsalt nii vahva. Ma olen üritanud seda mõelda nii palju, aga mul käib nagu film peas, et seal on nii palju väikseid seikasi, kas või seda, mida ma sõin puhvetis, algklassides juustusaiu ja põhikoolis fetajuustusalatit ja gümnaasiumis hommiku omletti, kuidas pidi seletuskirja kirjutama, sest me hüppasime liiga vara basseini. Kevad, suve vahel söögivahetunnid, kus siis seal vanal jalkaväljakul tennise seal kastis käidi 40 minta ikkagi uhamas, oli ikkagi korralik trenn niimoodi, et tulid tundi, nägu oli tomat punane, ulme palav oli ja siis sa läksid veel sinna klassiruumi. Need olid alati toredad mälestused. Mulle väga meeldis matemaatika. Ma ütleks, et ma olin pigem väga entukas nendes tundides. Ja ühesõnaga siis oli küsimus, et känguruu tuleb, see on see matemaatikavõistlus, et kes soovib minna. Ma tõstsin käe ja Elle hakkas naerma. Ja ma sain aru, et tegelikult võib-olla tõsi oligi naeru koht. Ma selle sain nagu aru sellest nii-öelda meie omavahelisest naljast, aga ma mäletan, ta ise tundis natuke halvasti ennast, et niimoodi naerma hakkas.